Ma tahan üle korrata seda, mida EKRE on rääkinud 10 aastat. Meie kvoot on 0. Me hakkasime häirekella lööma immigratsiooni ja massiimmigratsiooni üle alates 2015. aastast, kui EKRE esimest korda siia erakonnana sellesse saali sai. Ja rääkisime juba siis immigratsiooni ohtudest, massiimmigratsiooni ohtudest, mida see teeb majandusele halba, mida see teeb turvalisusele halba, mida see teeb kultuurilisele identiteedile halba. Ja nüüd on meil järjest 2 nädala jooksul toodud siia 4 erinevat seadust, mis teevad massiimmigratsiooni soodsamaks ja lihtsamaks. Konkreetne seadus on eriti ilge. See on seadus, mis näeb ette, loomulikult Brežnevi pakikene, et sinna on pandud mingisugused väiksed ilustavad asjakesed ka juurde, siseriiklikud asjakesed, aga põhiiva on see, et võõrtööjõud kolmandatest riikidest. Aga mis on kolmandad riigid? Kolmandad riigid on mitte Euroopa Liidu riigid, eks ole. Võõrtööjõud kolmandatest riikidest saab pooleaastase maksusoodustuse. Üldse ei pea maksma. Ja siis vabandus sinna juurde on see, et need on mitteresidendist tööandjad ja mitteresidendist töövõtjaid ja neid ei saa palju olla ja nad ei saa väga palju tegutseda. Kellele te seda lolli juttu räägite? Luua uus ettevõte, teha Lätis renditööettevõte, kes hakkab Eestisse tooma, ma ei tea, Tadžikistanist või Valgevenest inimesi ja neid iga poole aasta tagant edasi-tagasi üle piiri nihutama. See käib ju praegu juba. Ja nüüd neile tehakse massiline motivatsioon juurde sellega, et võetakse maksukohustus ära. Meie ülejäänud siin Eestis käime tööl, maksame makse ja meie palgakulu tööandjale on suurem. Aga võtad sealt mingisuguse umbkeelse ja tema palgakulu on tööandjale palju väiksem, 1/3 võrra väiksem. Ja siis me teeme siin mingisugust juttu, räägime täiesti debiilset juttu mingitest diginomaadidest ja Hollywoodi filmimeestest. Ma tahan teile öelda, et kulla mehed, Hollywoodi filmimeestele juba on maksusoodustus. Selle maksusoodustuse nimi on rebatt, mille nad saavad tagasi arvestatud, kui nad on teinud oma projekti lõpuni, näidanud kulud ära, nad saavad oma kogu käibemaksu tagasi. Maksusoodustus on olemas. Ärge tulge meile mingisugust täielikku iba ajama sellest, kuidas me tahame siia Hollywoodi tööstust meelitada selle sotsiaalmaksusoodustusega, mis on tegelikult ju mõeldud odav tööjõu veel odavamaks muutmisega ja mis selle kaudu surub alla Eesti inimeste palkasid. Ja see on kooskõlas ja ta töötab koos selle seadusega, mida me siin enne menetlesime, mis on siis Euroopa Liidu ühtse varjupaigasüsteemi tegemine, mille eest me hoiatasime 2015, see oligi meie kvoot on 0. Et Brüssel hakkab otsustama, keda me peame võtma, kui palju me peame võtma, kust me peame võtma ja kui me ei võta, siis hakkab meid karistama. See ongi see, mida meile räägiti 10 aastat tagasi. Ei, ärge muretsege, ei ole immigratsioon jääb liikmesriikide kontrolli alla. Ei, sellega ei ole ükski riik nõus. Loomulikult ei ole ükski riik nõus. Pooled Euroopa riigid on öelnud, et nad ei täida seda nii-öelda migratsioonipakti. Mis iba meile veel aeti selle migratsioonipaktiga? Ei, see on väga hea asi. See ikka muudab immigratsioonireegleid Euroopa Liidus karmimaks ja rangemaks ja konservatiivsemaks. Kellele te seda rumalat juttu räägite? Ta ei muuda mitte midagi rangemaks, ta ei muuda mitte midagi konservatiivsemaks. Ta tsentraliseerib immigratsioonipoliitika mittevalitud Brüsseli vasakäärmuslikele bürokraatidele ja poliitikutele, läbikukkunud poliitikutele nagu von der Leyen ja Kaja Kallas ja muudab meie siis selleks prügimäeks, kuhu nad topivad oma massiimmigratsiooni tulemusi. Need on 2 seadust, mida täna tehti. Eelmisel nädalal tehti kolmapäeval veel 2 seadust, mis tegid jälle odavamaks odavtööjõudu välismaalt ja tegid veel lihtsamaks siia jäämist ja tegid veel lihtsamaks siia saamist. Et täna oli meil Kristen Michal infotunnis ja ei suutnud ennast viia selleni, et ta ütleks, et Eesti strateegiadokumentidesse peaks sisse viima sõnastuse või ütleme siis sellise hoiaku, et Eesti on rahvusriik. Ta ei suuda seda öelda. Muidugi ei suuda, sest ta juhib ju riiki, kus likvideeritakse rahvusriiki iga päev kõikide seadustega, mida ta saab. Likvideeritakse iga päev sõnumitega, mida valitsus välja saadab. Tartu rahu ei ole dokument, mille üle me uhked peaksime olema, millest me valju häälega rääkima peaksime, sest see mõningaid inimesi ärritab. See ärritab neid inimesi, keda me toome siia sisse pooleaastase maksusoodustusega. Sest nemad ei saagi sellest aru. Miks nad peaksid? Mingid tüübid räägivad siin mingist Tartu rahust, et neil seal oli 9. mai. Absoluutselt vastuvõetamatu seadus, me anname sisse katkestamise.